Tere, minu elu muusikaga ja muusikas, kus mul kõik see alguse sai, ikka oma emast, nagu kõik need asjad algavad. Ema lõpetas mul 1940 Tallinna konservatooriumi, siis tuli sõda ja muidugi hakkas uus muusikaelu pihta Eestis 1944, kui oli siin Nõukogude kord ja kogu süsteem hakkas juba selle järgi siis tegutsema. 46. aastal, kui ma sündisin, siis ema oli veel kodune, aga juba 7 kuu pärast tuli emale ukse taha helilooja Mart Saar, kiirakene kaasas, mis oli Riho Pätsil, kes oli tookord konservatooriumi rektor ja kutsus ema tööle. No ja sealt siis hakkaski minu muusikas elu peale, sest paljud tunnid ema andis kodus ja ma siis kuulasin, kuidas see toimus, nii et minu pedagoogiline praktika hakkas kuskilt juba enne aastat pihta. Ja miks ma seda ütlen, sest imelikul kombel, nii nagu mina ise ja minu paljud ema õpilased, kes õppisid Tallinna muusikakoolis, tookord oli ta lastemuusikooli nime all, käisid kodus tundides. Minu esimesed muusika kokkupuutumised olid 5-aastaselt, kui meil tuli üks väike tüdruk tundi ja ema pani mind ka klaverit mängima. 6-aastaselt ma otsustasin, et ma hakkan jäätisemüüjaks, et siis ei pea harjutama ja saab väga palju jäätis süüa. Kahjuks see plaan mul ei õnnestunud. Nii et tuli ikkagi klaverit edasi mängida. Aga minu esimene esinemine oli, kui ma olin 5-aastane. Ema oli konservatooriumis ametiühingu kultuurikomisjonis ja pandi kokku niisugune tore muusikute lastest ansambel. Imelikul kombel nendest lastest on kõikidest saanud muusikud. No kes siis minuga koos laulsid? No minu õde muidugi, siis Villem Reimanni pojad Mati ja Tõnu, Tiina ja Tuuli Kiilaspea, kes olid dirigendi Ants Kiilaspea lapsed, siis mängis seal Herbert Laane poeg Andres Laan, kes on viiuldaja tuntud, siis mängisid seal Pääskepojad, Toivo ja Raivo, kes on samuti muusikud, siis mängis seal praegu tuntud trummar Andrus Vaht, nii et puha muusikute seltskond. Ja esimene esinemine oligi, kui ma olin 5-aastane, õppetöö toimus Suvorovis, praeguses Kaarli puiesteel, vanas konservatooriumi majas olid kõik koos, nii lastemuusikakool, Otsa kool tänapäeva nime all ja konservatoorium. Siis nad olid nagu kõik ühise osakonnana ja selles saalis, ma mäletan siiamaani, ma siis laulsin 5-aastaselt kevadkontserdil. Ma olen 5-aastane, kuna hääl mul oli väga madal, siis kui öeldi, et tule vana Saara Leander. Ja muidugi minu madala häälega oli ka veel üks teine probleem, kui ma laulsin ansamblis meie pisikestega koos, mida juhtis Silvia Mellik, siis ta oli Kivi, kes oli ka minu ema õpilane, kui ta oli 6-aastane, tuli ema juurde juba klaveritundi. Ja ma laulsin teistest imelikul kombel mitte õiget viisi. No siis Ants Kiilaspea kuulas mu ära, ütles, et täiesti õieti laulab, aga kvart allapoole, nii nagu muusikad teavad, et kvart ei kõla mitte hästi teistega kokku, nii et ma siis kvart allapoole kogu aeg laulsin. No siis tuli juba kooliaeg, sattusin esimest korda päris klaveriõpetaja juurde. Minul oli üldse väga head klaveriõpetaja, tema muretses selle eest, et ikka saad korraliku hariduse. Esimene klaveriõpetaja oli tulnud just Moskva konservatooriumist, Roismanni õpilane ja tema juures ma käisin kodus. Esimeses klassis, kui ma õppisin, siis juba mul oli esimest korda võimalus esineda Estonia kontsertisaalis. Seal me mängisime koos õpetaja pojaga 2 klaveril ja mängisime Prokofjevi Süüdis Petja ja Hunte kassi. Nii et see oli minu esimene suur esinemine Estonia kontsertsaali laval. Üldiselt mulle on esinemine päris hästi meeldinud. Estonias ma olen ikka päris mitmeid kordi esinenud nii solistina kui ka klaveril kontserte mänginud. Nii et see lava oli mulle päris tuttav. Ja esimesed aastad ma õppisin, lastemuusikooli tunnid toimusid kõik Suvorovi puiesteel konservatooriumi ruumides koos. Ja mis sellest ajast mul on hästi meelde jäänud või kurvaks meenutuseks on konkursitel käimine. Miks ma ei armasta konkurssi? Kõik teavad, et ma ei armasta konkurssi. Sest ma ise olen saanud sellest kohutava trauma. Konkursid olid õpetajatel tavaliselt näidata oma head õpetamise taset.
ja tol korral, kui ma Suvorovis olin, anti mulle selline pala, mis tehniliselt ei olnud raske, aga sisuliselt ei olnud minu vanusele veel sobiv. Ja 2 õpetajat õpetasid Koova ja tookord õpetaja Rõbak, nad mõlemad karjusid mu peale nii kohutavalt ja ikka ütlesid, mida rohkem ma nutan, seda paremini välja tuleb. Muidugi see oli ikka kurb lugu, aga tulemus oli see, et ma sain närvišoki ja ma olin 2 nädalat haigevoodis. No selle šoki ma elasin üle, tuli järgmine konkurss ja jälle hakati forsseerima üle. Jälle mõtlematu anda kontsert, mängida 30 päevaga, õppida 10 lehekülge väiksel lapsel selgeks koos klaveril mängimisega, mis jälle ei vasta ju, nagu ma ise tean, praegu lapste võimetele. No minu omad õpilased on 1 korra käinud konkursil, aga siis, kui ma käisin oma õpilasega konkursil, siis oli kõik see natuke teistmoodi korraldatud kui tänapäeval. Praegu kahjuks ei ole seda võimalust või ei ole soovi korraldada nii, nagu toimusid konkursid 60ndatel aastatel, 70ndatel veel. Ma mäletan, ma siis juba töötasin Abja muusikakooli direktorina, kuhu mind suunati kohe, kui otsakooli lõpetamise puhul klaveriõpetaja veel ütles, et Maile peab minema direktoriks ja ma olin 19-aastane, kui ma kirjutasin alla suunamisele, mis näitas, et ma pean minema direktoriks Lõuna-Eestisse 200 kilomeetrit või rohkem Tallinnast kaugemale. No ja siis ma läksin ka oma 1 õpilasega konkursile, väga tubli poiss oli. Aga miks nende lastele siis need konkursid väga meeldisid? Kõigepealt ei olnud neid eraldi voorusid, kuna laste muusikakooli tol korral oli 34 vabariigis. Kutsuti kõik lapsed kohale Tallinnasse, olid hotellidesse paigutatud ja vabal päeval, kui ei olnud esineda, siis viidi neid teatrisse. Nii et see oli suur sündmus nii lastele kui ka õpetajatele. Noh, minu õpilane tookord esines väga hästi ja siis õpetajaid tänati ministri käskirjaga, mitte nii nagu praegu antakse lihtsalt valmis trükitud paber kätte, kas on õpilane jõudnud konkursile või ei olegi. Aga siis tuli eraldi kultuuriministeeriumi alla allusid muusikakoolid ja tuli kultuuriministeeriumi ministri allkirjaga tänukiri ja õpetamise eest. Muidugi õpetajatel oli see suur stiimul ikkagi saada kultuuriministri allkirja, aga ka peale konkurssi tehti selline asi, et töötati läbi need palad ja õpetati õpetajatele, mis on vead ja kuidas neid asju paremini teha. Mina ise arvan, et see süsteem oleks päris hea ka tänapäeval, sest siis on ikka iga õpetaja tahab tagasisidet saada. Aga muidugi nagu praegu on natukene, mina arvan, see on minu seisukoht, selliselt ei ole mõtet neid korraldada 60 aastat tagasi sama süsteemi järgi natukene see asi muutub. No minu muusikaga tegelemine Abjas oli päris laialdane. Seal ma jõudsin juhtida ansamblid, lauluansamblid, saatjana töötada, solistidena, oma õpilastega andsin muusika ajalootunde, mis mulle väga meeldisid, muusika ajalootunnid, nende andmine. No sealt hakkab ka mu esimene see õpilaste vedamine mööda maailma, et nendele muusikat tutvustada. Esimese reisi ma korraldasin oma õpilastega 1967, kui me sõitsime Peterburgi ja Peterburis ma sain nendele teatrisse viia lapsi, sain ise ekskursioone korraldada, järgmine aasta läksime nendega Moskvasse ja siis läksime Balti Liidu vabariikidesse. Nii et need olid lapsed, kes siis said hästi huvitavaid asju näha, eriti tol korral arvestades, et niisugust rändamist nagu praegu ei olnud. Ja kui ma töötasin Abjas direktorina, siis ma sain ühte asja aru, et ma ei tunne pille. Ma tunnen klaverit väga hästi, muidugi ma olin ema kõrvalt näinud, kuidas klaveritunde antakse. Esimesed õpilased ema andis, kui ma olin 16-aastane juba. See pool oli mul päris selge, aga kui läks juba teiste pillide peale, vot seda ma ei teadnud. Ja siis ma läksin edasi õppima Tallinna Pedagoogilise Instituudi puhkpilli dirigeerimist. Et ma saaksin olla kui direktor, ma pidasin oluliseks, peab teadma mitte ainult oma eriala, vaid olema laialdasemate teadmistega. Ja nii ma siis õppisin Heino Rannapi juures puhkpilli dirigeerimist ja ka ühtlasi seal juures oli ka
tänapäeval öeldakse selle kohta kultuurikorraldus, aga siis oli kultuurharidustöö ja mis samuti oli direktorile väga vajalik, et ma oskasin korraldada ka kontserte, oskasin kokku panna, ütleme kas või näiteagitatsiooni, kooli tutvustamist. Need on niisugused valdkonnad, mida koolidirektor, vähemalt muusikooli direktor peab teadma, et oma kooli tutvustada. Nii et selle teadmised ma sain ka juurde. Vahepeal, nagu ikka nõukogude ajal olid suunamised, tuli mind suunata jälle kusagile peale lõpetamist, ja Tallinnasse ma tahtsin jääda ja ma sattusin sellisesse huvitavasse kohta nagu 6. kutsekeskkooli just niisuguse töö peale, kes korraldas kontserte, korraldas õpilastele, seal tõin puhkpilliorkestri muidugi, siis oli poiste ansambel mul, mitu koosseis oli mul bändiliikmeid, nende hulgas ka Heini Vaikmäe, kes õppis tookord laeva elektrikuks. Nende õpilastega tegime jälle mööda vabariigi kontserte, täitsa tantsuõhtuid korraldasime, enne poisid tegid näitemängu, Margus Tuuling oli, Ivo Eensaal olid näiteringijuhid, aga paralleelselt ma muidugi olin klaveriõpetaja pedagoogilises instituudis. Eino Rannap mind päris tihti kutsus, et ta oli siis kateedri juhataja, et ma tuleksin ka sinna tööle, aga nagu see oli natukene igav töötada, sest tudeng ei ole loll, kui selles aines 2 ei panda, siis ta ei hakka ennast sinna vaevama väga tihti. Ja nii juhtuski, et mul läks seal juba väga igavaks ja 1980, siis ma arvasin, et tuleks teha väike muudatus oma elus ja tahtsin hakata puhtalt ainult muusikaga ja ka tegelema. Ja siis tol korral oli Eestis või Tallinnas oli muusikaklasse peaaegu iga kooli juures. Ja kui ma läksin siis vaatama, et kuhu ma võiksin tööle minna, ma Narva maanteel muusikooli ei tahtnud minna, kuna ma seda kooli hästi tundsin ja teadsin probleeme. Aga siis mulle soovitati, et kuule, aga tee ise muusikaklass. Ja 1980 avati parasjagu 2 kooli Tallinnas. Üks oli siis üks tehti Mustamäele, mis on praegu Saksa gümnaasiumi nime all, ja teine siis tehti Lasnamäele, tol korral ta kandis 13. keskkooli nime. No ja siit algab üks minu väga-väga pikk töö muusikaga, muusika sees. Kõigepealt 80. aastal oli see kõige viimane maja Lasnamäel. Rohkem maju ei olnud ja kuna ta pidi alustama tööd 1. septembril, siis oli väga kiire selle maja valmisega, sest samal aastal oli ka olümpia-aasta. No hakkas 1. septembril kool tööle ja ma muidugi käisin klassidest läbi, kutsusin lapsi klaveritundi ja tulidki esimesed 8 last. Ja sealt ma sain väga huvitava pedagoogilise kogemuse, et oli klaveri õpetamine esimene kuu ainult laua peal, sest koolis ei olnud ühtegi pilli, nii kaua kui siis sai muretsetud. Ja nagu mulle esimesed õpilased ütlesid, et ilmselt nad ei saanudki aru, et midagi valesti oli, kuna nad polnud enne ka klaverit mänginud, arvasid, et nii tulebki teha. Muidugi see oli päris hea metoodiline võte, sest käehoid ja noodid ja rütmid võib isegi kõigepealt laua peal selgeks saada ja siis juba minna klaveri taha. Ja hakkasime me tööle 2 õpetajaga, õpetas Sirli Rajaleit, tema hakkas õpetama akordioni, mina klaverit. Esimese aasta kevadeks juba oli meil valmis tehtud pisikene kontsert pillidest ja muusikast ja nii hakkas toimuma minul nende loengkontserdite sari. Ma olen neid erinevaid loengkontserte välja mõtelnud 10, sest tavaliselt oli tarvis teha kontsert, et oleks lastel huvitav. Ja neid kontserte ma korraldasin nii algklassidele kui ka põhikoolile, keskkoolile vähem, aga hiljem tahtsid ka keskkooli lapsed saada neid huvitavaid kontserte. Ja alguses kui esimesest aastast peale, kui me alustasime tööd, me kogu aeg tegime ka avalikke esinemisi. Ja tänu sellele võib-olla saigi meie kool päris kuulsaks ja sai ka järgmisel aastal sellise võimaluse, et ta muutus muusika kallakuga kooliks, kus oli tähtis pilliõppe. Ja tol korral oli selline väga hea võimalus, et kui oli süvaõppega kool ja veel eriti pilliõppega kool, siis anti iga õpilasele juurde pilli õppimiseks pool tundi. No kui kooli suures plaanis vaadata, siis pool tundi tegelikult see pole ju midagiski, kui koolis on õpilastel 36 tundi nädalas.
aga kuna ma neid asju niiviisi vaatasin kaugemalt ja põhjalikumalt, siis tuli välja, et meil oli koolis 9 klassi, kokku kuskil 180 õpilast ja kui kõikidele anda pool tundi, seal on 90 tundi nädalas, mida tasustati juba riiklikult. Sellist asja terves vabariigis ei olnud. Keegi ei vist ei tulnud selle peale või ei osanud seda asja nii välja lugeda. Muidugi Tallinnas tookord haridusametist isegi kardeti, et kas see on võimalik ja soovitati mul helistada haridusministeeriumisse. Tookord oli üks väga krõbe ökonomist Siimaste, et mina teda ei tulnud, tema mind ei teadnud, aga ma talle helistasin ja nagu öeldakse, mängisin natuke lolli ja küsisin, et vot niisuke probleem, mul on 20 õpilast klassist, igaüks saab pool tundi, mitu tundi pilliõppes klass saab juurde. Minu peale põrutati, no kuidas ta aru ei saa, 10 tundi saab. Mõtlesin, tänan väga, vot seda ma tahtsingi teada saada. Ja vot need 10 tundi käisid meil aastakümneid meiega kaasas, sest nii oli ette nähtud, keegi midagi ja anti alati see raha juurde. No aga sellest jäi väheseks, kool hakkas arenema edasi, varsti avasime ka plokkflöödiklassi, Urve Sepp tuli meile tööle ja siis kinkisid meile šefid, vanasti olid koolidel šefid, kes toetasid majanduslikult ja aitasid koole kaasa. Ja šefidelt me saime tookord kingituseks pasunad, noh, tõesti võiks ütelda pasunad, kuigi puhkpilli orkestri koosseisu. No tolla ja pasunad olid ka umbes niisugused, nagu öeldi, et samavari tehasest tehtud ja häälestused nii, kuidas häälestasid, aga panime selle puhkpilli orkestriga käima. No see oli jälle minu suur töö, kuna ise ma millegipärast seda puhkpillimuusikat armastasin ja olin õppinud seda. Ja tulid 2 esimest õpetajat, klarnetiõpetaja, trompetiõpetaja, Velskut oli klarnetit andis, Turman andis trompetit, nad olid küll kohakaaslased ja kuna nad alati kohal käia ei saanud, siis mul tuli väga tihti ise seda orkestrit kokku ajada. Kõigepealt hommikupoole tuli käia klassid läbi, öelda, et täna on orkestriproov ja tihti peale, kui poisid mind juba koolist nägid, juba õikasid kõvasti, täna on orkestriproov. Niiviisi, esimesed aastad olid väga rasked. No kõigepealt, et igat asja käima lükata on väga raske, aga no ikkagi saime kuidagi moodi, kevadeks mängiti üks lugu ära. Aga me käisime ka nendega esinemas. No aga kui kõik nad olid kohakaaslased, siis juhtus ka selline asi ühel esinemisel. Parasjagu meil oli Maapeas ja Mõisa külas ja Karksi-Nuias andsime kontserte. Dirigendid kaasa tulla ei saanud ja ma pidin ise dirigeerima. Ja ma ei tea, miks pärast. Mulle tundus, ilma partituurida muidugi peas käis kõik see asi. Ja tundus, et see lugu on juba väga pikaks läinud ja lõin loo kinni. Pärast õpilased küsisid, aga miks te meil lõpuni mängida ei lastud? Ma ei tea, miks mulle tundus. No järgmine päev siis oli meil järgmises kohas kontsert, siis juba said nad lõpuni mängida. Vot selline orkestrilugu tuleb mul meelde. Aga jällegi raha oli tarvis. No me olime juba ennast Lasnamäel näidanud ja mis meil oli traditsiooniks saanud iga 5 aasta tagant, siis oli juba ka võimalik, tegime kontserti raadios. Laste raadiotoimetusega oli meil kokkulepe ja iga 5 aasta tagant oli meil 5, 10, 15 olid raadiokontserdid laste saates. Ja teised saated, mis meil toimusid juba kuskil 15 aasta paiku, kui meil juba töötanud, olid meil Raadio 7. Seal olid, see oli kristlik raadio ja selle kaudu toimus ka meil palju kontserte me andsime. Ja selleks, et saaks siis seda puhkpillimuusikat edasi arendada ja meil ka juba akordionistid, meil oli rahvapilliorkester väga tubli, oli tarvis jälle raha. No siis sai jälle raha kirjutatud taotlus, no kuna me olime esinenud Lasnamäel koolides ja lasteaedades, oma koolis, meid juba teati, tunti natuke, oli julgem minna, läksime haridusosakonda Eve Annuse juurde, ta oli siis osakonna juhataja, haridusameti tähendab, mis ta oligi ta siis Mererajooni haridusosakonna juhataja ja tegime kirja, et vot meil oleks nii ja nii palju raha juurde tarvis, et kas saab.
ja noh, kuna me päris tühja koha peale raha juurde ei tahtnud, meil ikka oli midagi näidata, siis leiti, et tol korral jagati kõiki raha anti rajooni peale ja rajooni finantsistid jagasid koolide järgi rahad ära, aga Lasnamäel oli juba tolleks ajaks koole rohkem kui üks ja alati jäi mõnes koolis mõni tund andmata, jätkunud õpetajad, jäi raha üle ja nii me saime siis omale juurde veel 150 tundi nädalas raha, et mis meil oli tasustatud ja nüüd tekkiski niisugune pretsedent vabariigis, et me saime kahelt poolt raha, meil polnudki laste muusikakooli tarvis korraldada, sellepärast me saime raha riiklikult haridusministeeriumist ja teiselt poolt me saime haridusosakonna poolt, see oli nagu Tallinna rahad. Sellist asja üldse ei olnud olemas ja mispärast ma ütlen, et seda keegi uskunud, kui ma kuulusin komisjoni muusika arengu kohta nullist kuni konservatooriumi lõpetamiseni, Peep Lasman oli ka seal ja kui ma rääkisin sellest meie oma koolist, siis ta ütles, sellist asja ei ole olemas, aga oli olemas. Ja me saime tööd teha, me saime võtta uued õpetajad, me saime hakata pille ostma juurde, kuna raha juba meil tekkis. Ja muidugi, mis meil suur tugi oli meie kooli direktor tookord Rein Kamps, kes oli ise väga muusikahuviline ja ta kogu aeg toetas meid. No pillid olid olemas, raha oli olemas, aga lapsi tuli meil nii palju, et me ei suutnud kõiki vastu võtta, sest muusikakallaku klassi tuli väga palju lapsi ja nad teadsid, et nad peavad hakkama ka pilli mängima, see käis asja juurde. Nii et näiteks Tuuliki Veskus, kes praegu on tuntud akordionist, tema sai meile sisse ja temast tuli kuulus akordionimängija Narva maanteedesse, teda millegi pärast ei võetud sisse. Ja niiviisi siis oli meil tarvis ruume juurde hakata ehitama. No koolimajas algul meil olin laulmisklassis, siis oli klaver seal, esimene klaver kooli, mis osteti, see anti kohe mulle. See klaver on ka praegu meie koolis, direktori kabinetis Estonia ja väga suur abi hakkas siis olema lastevanematest. Tol korral oli see asi kõik võimalik, oli tarvis ühte uut klassi, vaatasime 4. korrusel on võimalik ehitada üks klass juurde. No kena, üks klass juurde, materjali ka tarvis, parasjagu üks isa oli jälle ehitustrust ülem, see organiseeris blokid olid all, no toi koolima ukse ette, üles oli ka neid kuidagi tarvis saada. Aga tol korral oli praegu, kus asub politseijaoskond, oli seal, kus kutsuti kokku poisse sõjaväkke. Ma ei tea, kuidas neid kutsutakse, aga ühesõnaga kutsuti sinna need kokku. No ma võtsin siis julguse kokku, läksin ka sinna, ütlesin, et nii samava glavnavat tarvis. No samai glavni, siis sellele ma rääkisin ära, mul on tarvis poiste abi. Ja see pilt on mul siia maani ees. 2 ohvitseri tulevad ees, need kutsalused poisid kolonnis järjest, iga ühele anti plokk pihku ja tedasid mulle need plokid üles 4. korrusele. Nii ma sain siis esimese klassi tehtud. No siis saatis üks isa, kes need plokid kokku pani, seal klassis sai töötatud, siis sai natukene edasi järgmine klass ehitatud, see läks natukene libedamini ja niiviisi siis me hakkasime laienema. Kõik elu läks meil muidu väga kenasti, raha oli, lapsed õppisid, andsime kontserti, iga aasta sõitsime kuskile vabariigi kooli esinema ja mis meil väga palju andsime kontserte oli Linda Kivis, siis olid meil, mis mulle endale väga jäi hästi meelde, me tegime niisugused suured kontserdid algklassidele. Tol korral oli mul kontakt kuidagi Lasnamäe direktoritega väga hea, nii et ainult tuli tarvis helistada ja lapsed saadeti kohale, muidugi meie oma koolis, kus tookord ka õppis 1700 õpilast, nii et publikud alati jätkus. Ja 2 väga suurt kontserti, need olid juba niisugused laulupeo moodi, olid meil Linda Kivis, kus siis ma rääkisin nii eesti kui vene keeles, 1 aasta me tutvustasime pille, kutsusime nii vanemate rühmade lapsed lasteaiast ja koolidest. Saal oli lapsi nii täis, et treppidel igal pool istuti. Nii et neid kontserte sai siis mitmesuguseid tehtud, aga muidugi alati loen kontsertite all.
ja siis hakkasid ka toimuma meil kontserdid, oli tarvis ikkagi oma kooli ja muusikaosakonda, me peaks kutsuma seda muusikaosakonnast, klassist oli ta juba ammu väljunud. meil oli ju solfeggio, oli literatuur, õpilased läksid õppima otsa kooli, kes läksid, said kõik sisse. See probleem ei olnud, et sisse ei saanud, kõik said sisse, kes tahtsid. No sealt tuli meil Tanner Kaie, kes on praegu tuntud muusik, ja nii neid hakkas sealt tulema, järjest läksid õppima. Pille tuli juurde, tuli Kannel juurde, rahvapilliorkester oli meil väga tubli, meil seal olid ka viiulid koos, siis Liljan tegi rahvapilliorkestrit. Nii et töö oli meil hästi intensiivne ja tänu sellele, et meil oli neid kollektiive ja esinejaid, saime me panna neid mitmeid pidi välja esinema. No ühed väga toredad uued ideed, mis mul tekkisid, olid non-stop kontserdid enne uut aastat. Enne uut aastat non-stop kontserdid nägid välja selliselt, et muidu täpselt istusid, ütleme, õiget pidi lava suunas, aga siis me panime kõik orkestrid ja esinejad teistpidi saali, lapsed istusid kõik põrandal, et mahutaks neid rohkem. Ja toimus kohe ühelt esinejalt teisele üleminek, ilma et teadvustati. Ja kontsert oli tavaliselt kuskil siis pool tundi, algul oli 1. kuni 4. klass, siis oli 5. kuni 6. klass või 9. klass ja siis tuli lõpus keskkooli omad küsima, et aga miks pärast meile seda kontserti ei korraldata. Ja nii meil lõpuks toimus 3 non-stop kontserti ja see jäi ka hiljem veel Laagnase mõned aastad kestma. On muidugi pärast, kui me ära tulime sealt, siis neid orkestreid, ansambleid enam ei olnud. Ja peale selle, et me ise kogu aeg esinesime, me kutsusime omale esinejaid. Üks meelde jäävam esineja oli, kui ma kutsusin pianisti Taissia Filippova esinema, ta mängis meile Chopini. Nagu ikka lapsed tahavad juttu ajada ja esimese kontserti Taissia tõusis püsti ja lõpetas ära. See oli terve koolile nisuke pauk, polnud tarvis kusagil mitte midagi teadustada. Nüüd pannakse kool kinni, me ei oska kontserdil ka istuda. Nii et see kõlakas käis ruttu läbi kooli, aga kuna ta ajal oli ka teine kontsert, siis järgmise kontserti ajal istus saal nii haudvaikselt, et ta aja oli ka imestanud, kuidas lapsed suudavad nii vaikselt olla. Nii et tihti mõni niisuke tore ehmatus mõjub väga kiiresti, eriti kiiresti käivad uudised koolist suust suhu, pole tarvis midagi teadustada. Meie kontserdid muidugi toimusid iga aasta. Loendkontserdite näol andsime lastele, seal näiteks huvitavamaid oli ka ja raskemaid kontserte oli korraldada, siis toimusid ju noorsoofestivalid ülemaailmsed ja meil oli selline kontsert, suure kaardi panin lavale, kus siis mängisime palu nendest riikidest, kus kohas olid festivalid toimunud ja siis sai iga festivali kohta ka midagi räägitud. Ja teine loendkontsertide sari ka, mis siis hakkas Laagna ajal, oli talvaia kontserdid. Algul või isegi afišide peale panime, et esineb Laagna gümnaasiumi muusikaosakonna õpilased, hiljem seda ei lubatud, kuna see oli ainult meie kooli oma. Aga muidugi need olid väga-väga toredad kontserdid, need olid nagu prestiižikamad kontserdid koolis, laudadega ja vanematega piletitega, sest saal kõik maksis. Ja seda sai siis teha nüüd nii kaua, kuni tuli koroona, mis kõik rikkus ära ja rohkem enam teha ei saanud. Kuni kõik oli meil väga ilus, kõik oli väga tore ja ühel hetkel saabus uus rahastamissüsteem koolidesse ja juhtus nii, et oli 1. september ära, lapsevanemad maksid pool aastat ette, muidugi see summa oli väga väike juurde ja siis ütleb mulle raamatupidaja, aga millest ma hakkan teie õpetajatele palka maksma. Miks ta minu poole pöördus, sest Laagna gümnaasiumi direktor sai aru, et mina kui muusikaosakonna juhatajana, sisuliselt muusikakooli direktorina suudan seda asja kõik ise koordineerida, tal ei ole tarvis sekkuda meie töösse, ainult toetajatel oli tarvis meid. Ja siis hakkas see minu elu kõige raskem periood pihta, sest 20 aastat me olime teinud tööd. Meil oli kõik olemas, orkestrid olemas, esinemised olemas, õpetajad olemas, klassid olemas. Ja siis järsku raha ei olnud enam, millest maksta õpetajatele palka. See oli, mina olin ka Tallinna linna ainesektsiooni esimees muusikaklasside peal. Meil toimusid ju muusikaklassidele konkursid, nii vene kui eesti koolis eraldi. Pärast ma tegin nii vene kui eesti koolid kokku, mis vene koolidele väga meeldis, et neid ka eestlastega kampa kutsuti.
ja vot siis hakkas see lagunemine, Tallinna muusikaklassid lagunesid ära, sisuliselt praegu on mõni üksik järgi jäänud aga lihtsalt minu hing ja mine õpetajad ja kuidas oma suure töö lasta raisku minna. Osakond ka kadus ära, Eve Annus mulle ütles tookord niiviisi, et Mailis, see, mis te alustate, ta muidugi toetas mind, et hakake nüüd taotlema, et Tallinna linn avaks 3. muusikakooli Tallinnasse. Sest oli siiamaani ainult 2 muusikooli. Need olid tehtud kohe peale sõda või Nõukogude korra ajal, kuna selle järgi nii nagu töötasid Nõukogude Liidus. Oli konservatoorium, oli muusikakool, kes andis keskerihariduse ja laste muusikakoolid. Ka Tallinnas, ka Eestis töötasid kõik laste muusikakoolid Nõukogude Liidu programmide järgi. Ühest kohast oli see väga hea, sest hakkasid toimuma tunnid 45 minutit. Kuni 40 aastani, kui esimese vabariigi ajal, muusika erialatunnid olid 30 minutit. Pikemaid tunde ei olnud ka laste muusikakoole. Olid olemas eraõpetajad, siis oli konservatoorium koosles nooremast ja vanemast astmest. Noorema astme tuli lõpetada 20. eluaastaks ja siis edasi minna vanemasse astmesse. Ja siis lõpetada konservatoorium 2 võimalusega, kas lõpudiplomiga, kus siis diplomiga, kus sai helikunstniku kvalifikatsiooniga, nii nagu minu emalgi oli, kus tuli rohkem eksameid anda, või lõputunnistusega, kus oli vähem eksameid. Mida hakati Nõukogude võimu ajal, kui Eestis tuli Nõukogude võim, arvestama, kes õpetasid helikunstniku diplomiga, need olid nagu kõrgharidusega spetsialistid. Ja need, kes lõpetasid lõputunnistusega, said keskerihariduse, nii nagu Nõukogude Liidus oli keskeriharidus tehnikum andis. No ja siis 44. aastal hakkaski Eestis toimima see süsteem, et konservatoorium kõrgharidus, keskeriharidus muusikakool ja laste muusikakoolid siis olid see algharidus. Ja õppetöö pilliõppes ja kõikides ainetes oli 45 minutit. Õnneks seda pole keegi siiamaani ära muutnud, siiamaani toimub. Ja eks need meie uued programmid ka on paljud baseeruvad just nendel üleliidulistel programmidel, mis olid tehtud tol ajal Nõukogude Liidus. Ja esialgu olidki 44. aastast kuni 50. alguseni olid kõik koos osakonnad, klaaveriosakond, kõrg, kesk ja algaste, kõik olid ühe osakonnana. Töötasid koos, üks osakonna juhataja oli, kontserdid toimusid koos, aga siis 53 tehti Nõmme muusikakool eraldi koolina avati ja 54 eraldi koolina avati Narva maanteel olev muusikakool. Aga tunnid toimusid ikkagi kõik konservatoorium, Nõmme sai omale see väikese maja, kus ta praegugi on, aga Tallinna laste muusikakool töötas konservatooriumi ruumides. Kui ma ei eksi, siis kas 59. väga kaua töötas, sest mina käisin esimesed aastad ka ikka Suvorovis ja õpetaja juures kodus, sest ei olnud klasse üldse. No ja nii siis see õppetöö käis edasi ja järsku oli meil oli ka muusikaklassis kõik see süsteem selle järgi üles ehitatud, raha sai otsa ja vot siis tuli hakata taotlema uue muusikakooli, laste muusikakooli loomist Tallinna linna. Miks seda kooli tahtnud Tallinna linn teha? Tallinna linn peab finantseerima. Erakoolid on ju lihtne, iga vanem maksab nii palju, kui ta jõuab ja antakse nii pikad tunnid, kui saab. No ja siis tuli hakata neid kirju kirjutama. Igasuguseid kirju. Aga mis oli hästi tore, oli see, et lapse vanemad oli tohutu usk meie kooli ja ilmselt ka minusse mul ka tunne. Mitte keegi, kui ma läksin, teatasin vanematele, et nüüd on meil tarvis hakata poole rohkem õppemaksu maksma. Mina mõtlesin, no nüüd terve kool jookseb laiali, ma mäletan seda hetke nii hästi. Mitte keegi ära ei läinud. Kõik maksid rohkem raha, ootasid, millal see muusikakool ükskord tuleb. Järgmine aasta oli jälle meil suur vastuvõtt muusikakooli, ülejärgmine. Mina muudkui kirjutasin, ikka ühe ukse peale koputan, teise ukse peale koputan. Ikka veeretatakse seda palli siia sinna, aitab meil muidugi, toetab moraalselt kaasa Laagna gümnaasiumi direktor Rein Kamps. Käime haridusameti juhataja juures rääkimas, Piisang oli, ei saa 2 kooli ikka ühtne, me arvasime, et jääme ühte majja. Te lähte direktorid oma vahel riidu. Ma ütlesin, et miks me riidu lähme, kui siiamaani läbi saanud.
küll siis ikka mõeldi igasuguseid põhjuseid ikka, miks ei saaks ja nii ei saaks. Aga nagu ikka väga tähtis on kooli töö juures ja ka praegu lobitöö. See on üks tähtsamaid töid üldse, et saaksid ennast kooli propageerida. Ja kuna me olime ja mul oli ka muusikud hulgas tuttavaid ja alati ma oma koolist rääkisin, tookord oli muusikaosakond, küll rääkisin õpilasest ja vanemad teadsid, lehes kirjutasime, raadios kuulati. Ja siis, kui me jõudsime otsaga Kultuuriameti juurde, vanasti kuulusid tol hetkel veel kõik Kultuuriameti alla ja Kultuuriameti juhataja Ene Vohu helistab Haridus- ja Kultuuriministeeriumisse Ene Raidile, kes oli tookord kõikide vabariigi muuskoolide inspektorna, kes võttis direktorit tookord tööle ja teadis, ja ta mind teadis ja meie tööd teadis. Seal küsiti ta käest, et mida me endast kujutame. Ene Vohu ei teadnud seda. Ja Ene ütles, et jaa, nendel on tase, sest Ene meie tööd juba teadis ja mind ta tundis lapsest saadik, me koos laulsime Ellerheinas. Ja võt tema jah-sõna oli see, mis pani siis Ene Vohu ka uskuma seda. Jälle kirjad kirjutame, saadame linnavalitsusse. Ma seal kuulen juba, isegi Ene Vohu ütles, et teate, et paneme juba järgmise aasta eelarvesse 150 000 kirja, krooni vist oli siis, ma ei mäleta, mis rahad siis on, kroonid vist. Ei rublad, ma ei tea, olid vist oli, aga 150 000 tema oli, see jäi mul hästi meelde, sest selle raha eest oleks saanud Estonia klaveri osta. Ütles, et kui juba eelarves on üks raha sees, et siis me saame sealt edasi minna. Kena 150 000 sai Kultuuriamet sisse, aga kooli avada ei saa. Sest ei kirjuta abilinnapea, kes on hariduse selle ära, ei kirjuta alla paberitele avada. Siis ei jäänud jälle muud üle, jälle käin ja räägin, siis parasjagu sattusin Savisaare jutu juurde. Tema tütar lõpetas ka meil muusikaosakonna, flöödi õpetas EPA juures, blokkflöödi. Ma saangi palju rohkem rääkida. Poole lause pealt Savisaar võtab telefoni, helistab Monika Salule, et tarvis see paber alla kirjutada. Aga Saru võttis kätte, kirjutas nüüd ühe allkirja alla, aga teist ei kirjutanud. 150 000 sai, aga kooli avada ei saanud. Ikkagi saanud avada. Siis õnneks oli jälle valimised ja valimiste käigus tuli niiviisi välja, et tuli Liisa Pakosta. Ja tema oli ilmselt siis niisugune kultuurilembelisem, see küsimus sai muidugi jälle ülesse võetud ja jälle saadetud sinna kultuurikomisjoni, et ikkagi avada, Kultuuriamet oli ka, või see osa, Kultuuriamet oli selle poolt, et avada see kool ja kooli avada kõik loevad läbi, et Liisa Pakosta käis meil koolis, et mis te tahate saada. Meil olid tookord klassid ilusti tehtud, pillid olemas, kõik oli olemas. Õpetajad olemas oli meil Laagna gümnaasiumi 4. korrusel. Ma ütlesin, raha meil on tarvis, et ilma rahata ei saa tööd teha. Ja mis siis juhtus? Juhtus niiviisi, et saate raha, aga kooli avada ei taha. Sest kooli avada on väga raske, kuna kinni panna on veel raskem. Avada on veel saab, aga kinni kooli panna on veel raskem, seda mulle tehti selgeks. Eraldame teile raha. Ja mina teadsin, et me saame raha, kõik on korras. Jaanuar uus aasta, eelarve aasta tuleb. Üks kuu ei ole raha, need rahad algul ei liigu nii ruttu. Teine kuu, siis tuleb Laagna gümnaasiumi direktor väga tagasihoidlikult mu juurde, ütleb, et teate meile, et seda te raha pole tulnud. Et ma maksan praegu oma kooli rahadest teie õpetajate palkasid. Me kuulgime selle kooli alla kuulusime, aga me ikkagi olime omaette osakonnana. Ma siis jälle krabinal, kuhu tarvis minna. Ja siis Pakostale helistan ja Pakosta ütleb niiviisi, et kultuurikomisjonis Verno Laul leidis, et meil ei ole raha tarvis anda. See oli 600 000, mis me tahtsime. Et seal ei ole taset. Aga kus see kool on ja kus seda taset ei ole, seda ta ju ei teadnud. Ja Liisa Pakosta siis oli nii tragi, võitis siin ütles, et teate, helistage nüüd. Ta andis mulle siis Reisbergil elas, Anto Keskküla elas, ta oli see kultuurikomisjoni esimeest ja selle kunstiinstituudi rektor. Siis ma helistasin kõik need mehed läbi, kutsuge kohale kultuurikomisjon, kooli. Kutsusin kultuurikomisjoni Laagnasse, Venno Lauluga ees otsus, mul on silmad ees siiamaani, nagu ta on, pikk mees seisis koridori otsas, aga
ka praegu meil on koolis kõik alles kuni esimesest kontserdist kuni siiamaani 41 aastat, kõik kontsertikavad, kõik, mis on tehtud. Ja see raamatus olid mul ära märginud, meil oli parasjagu Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul suur kontsertsari tehtud, kus me koolides käisime kontserte andmas. Näitan siis selle Venno laulule ette kõik need asjad. 2 tunni pärast tekkis meil tase. Järgmine päev oli istung selles linnavolikogus ja võis kooli avada. Nii, ja selle kohta on venelastel niisugune väga tore väljend. Nii na того напали. Oleks mina väga kena, kultuurne inimene, vaikne, tagasihoidlik. No Venno laul ütles, et neil ei ole taset. No ma enam ei räägi edasi, no taset ei ole. Aga kahjuks ma ei olnud see, kes vait jääb ja ma teadsin oma taset ja hakkasin õiendama. No eks seda minu õiendamist oli ikka tarvis, sest ega puidu me poleks oma kooli sellisele tasemele jõudnud, kui ma oleks vaikselt nurgas edasi istunud. No kool hea küll tehti ja olime 5 aastat Laagnas, aga siis oli oma maja tarvis, me enam ei mahtunud ära sinna majja kuidagi moodi. Pillid juba sai osta, raha oli, eelarved olid, siis hakkas uue maja otsimine. Nii nagu ühel minu juubelil Paivula ütles või koolijuubelil Paivula ütles, et Hariku vaja ühest uksest välja, küll ta aknast tagasi tuleb. Ja nii see asi käis ja siis ma hakkasin ajama, et meile kooli tarvis on, maja omaette. No ja siis pakutigi meile see maja, kus me praegu oleme, Punane 69. Siis see maja oli jällegi niisugune hästi õnnetus kohas, ta oli viimane maja, siit edasi läks mets, kõik see, mis praegu on, see on kõik uus. Siit sellega keeras tee ära, maja oli ka kole, siin oli enne üks kool sees, no niisugune nurgatagune koht. Ja koleda nägi ka välja, siin oli ajutised koolid sees. No ja siis hakkas mul 5 aastat me olime koos Laagnaga ühes majas. Suure kontserti pidasime kontsertsaalis koos ja kui 5. aastapäev oli ära, kontsertsaalis andsin selle maja võtmed üle ja 2015 veerandist tulime siia. No kõigepealt olime ära remontinud esimese korruse. Peale selle, et ma oskan puhkpilliorkestrit dirigeerida, klaverit mängida, tuli välja, et ma olen päris ehitusinsener. Sest meie ehitasime esimese korruse, selle majal pole kunagi projekt, see on ammu ära kadunud juba Vene ajal. Ja esimese korruse ehitati minu näpunäidete järgi. Mina täpselt ütlesin, kuhu on tarvis sein panna, kui palju paks sein panna, missuguse uksed panna, mis värvida klassid, mis kõik, ühesõnaga minu ehituslik projekt, see oli täielikult. No ja siis selle järgi kõik tehti, esimene korrus. Teine korrus oli nii, nagu ta oli hästi kole. Siis saime järgmiseks korruseks, muidugi tuli jälle käia raha klaanimas. Teema selgeks, ma mäletan, ütles, et meil on kõik mööbel tarvis uus osta, meil ikka nii palju raha tarvis, meil natuke mööbelt oli muidugi, aga kõik raha oli tarvis, jälle kasseerisin raha sisse. Kui siis esimene koos tegime seda eelarvet koolile, mina ütlesin, mina teha ei oska, läksin ökonomisti juurde, väga kena ökonomist oli, see teeb eelarve ära, kuidas teha, teil ei tulegi rahast välja, ma ütlesin, ei tule jah, tegelikult. Pandi kohe 200 000 raha juurde, aga pärast tuli välja, et meil seda raha pole palju ja lõpuks tuli nii, et esimene kalendriaasta lõpuks õpetajad said mitu kuud järjest topeltpalka, muidu poleks nad rahast lahti kuidagi moodi. Nad sellised rahaasjad on mul nendega kogu aeg pidevalt olnud. No ja niiviisi siis ehitasime teise korruse, aga teise korruse jaoks tehti projekt, selle järgi küsiti 180 000. Selle joonistas seda maha, mis ma esimesele korrusele tegin. No siis saime teise korruse valmis. Aga siis oli selline asi, et oli kommunaalteenus, arvet tuli maksta kool, praegu ei maksa, makstakse tsentraliseeritult. See suur koolisaal, mis praegu me kutsume suureks saaliks ja mis on uhke saal muidugi, mida ei ole ühelgi nii Tallinna Muusikakooli niisugust saali. See oli tühi, ma mäletan, olid haridusameti inimesed, läksime veel sinna teise poole peale, kus oli puhverkool. Et kas te seda saali vajate? Ma algul ütlesin, et vist ei vaja. Aga nii kaua, kui me seal teise poole peale ära käis, siis mul tuli pähe, et aga me ei maksa üüri selle eest. Ma ütlesin, jaa, meil seda saali on väga vaja. Väga vaja, nii et seda koolile, hariduskoolile anda ei saa. Siis tegime saalis suure remondi ära. No sai jälle rahad küsitud. Ja esimene saal, mis meil oma arust oli väga uhke, oli ju meie väike kammersaal. No siis saime suure saali, siis saime kammersaali.
aga siis me olime veel teise kooliga koos, siis oli tarvis sinna juurde, võt see suekl oli tühi, siis ma mõtlesin välja, et selle saali võtaks ka veel endale, kommunaale me selle pealt ei maksa, kütte pealt ja elektri pealt, seda meil on ka tarvis. Siis sai jälle planitud haridusametit ja tehtud selgeks ja saime selle saali ka veel endale. Nii et terve maja olen vaikselt valmis ehitanud ja käinud kõiki klanimas ja välja mõtlenud, kuidas neid rahasid kätte saada. No ja see oli siis puht tehniline pääs ja kui nii võtta, siis 80. aastal, kui ma alustasin laua peal mängimisega, siis 2013 olime me juba Tallinna linna väga hea vabariiklik juba oli see hea õppeedukusega kool. Ja siis mitte õppeedukuse, vaid õpikeskkonnaga kool. Nii et seda pole saanud, mina võin kiita ei Narvamand ega see Nõmme. No tänu Roland Karule, kes oskas ikka hästi kirjutada. Kirjutamine on projektide juures väga suur kunst ja saimegi omale sellise tiitli ja saime ka jälle raha sinna juurde. No ja kohe 2001. aastal meid kutsuti, 2000 läks muusikakooli nime alla ja 2001 siis kutsuti meid esinema nagu sõprus Soome Lapimaale. Muidugi me olime juba muusikaosakonna ajal käinud Soomes mitu korda esinemas. Meie puhkpilliorkester kutsuti ka Vantasse Euroopa päevadele esinema sinna Euroopa keskusesse. Nii et me olime orkestriga käinud ja kõige suurem, see oli ka niisugune tore vaheetapp meil 2000 aastal, enne kui muusikaosakonnast läksime üle kooliks, oli Helsingis Euroopa päevad ja meie koolist läks rahvapilliorkester, akordionistide orkester, puhkpilliorkester. Olime Helsingis, esinesime, puhkpilliorkester esines isegi Finlandia talos. Andis kontserti, selline võimalus oli. Siis akordionistid esinesid meile Linnamägi selles lõbustuspargis ja rahvapilliorkester, lastel oli tasuta ööbimine, söömine ja Linnamägis said sellest, et seal esinesid esinemiseks endale ka pääsmed ilma rahata sinna. Nii et me olime mitmed korrad enne Soomes käinud esinemas, aga nüüd me sõitsime 2001 Põhja-Soome külla Rovaniemi filiaalkoolile, mis asus veel teisel pool Polaarjoont. Ja nii, et see oli meil niisugune esimene muusikakooli aegne reis ja kui muusikool juba oli. Ja see saadik alates hakkasime me tegema iga-aastaseid muusikakooliga reise, muusikalisi reise, need, mis mul vahepeal katkesid, kui ma Abjas alustasin. Ja meil hakkas koostöö Maret Tomsoniga, kes oli ise suur reisihuvilane ja väga hea giid ja hakkasime tegema iga aasta. Need muusikalised reisid minule endale väga meeldis, eriti siis käia, kui poisid, need esimesed õpilased olid niisugused natuke huligaanid, mulle üldse meeldivad natuke huligaanid õpilased rohkem. Nendega on palju huvitavam, nendega saab igasuguseid pärast õiendada ja need on lõbusad sellid ka. No esimene, kus ma siis nendega läksin, oli Lääne-Euroopa muusika, jõudsime Viini välja. Enne reisi siis ma hakkasin mõtlema õhtul. Vanemad olid kohe nõus maksma, kool maksis ka nende eest osa, et kellega ma siis lähen Lääne-Euroopasse. Siis ei olnud nii palju hotelle võimalik ööbida ja nii edasi. Mul oli kaasas 15 õpilas, kes olid 4. klassi lapsed. Praegu ette 4. klassi 15 tükki. Bussireis oli meil. Esimene peatus oli siis Poolas, kus me ööbisime. Nendel oli seal väga lõbus, kuna nad olid ka ühes klassis tookord muusika. Need lapsed, kes õppisid muusikaosakonnast, need lihtsalt 2000 aasta 1. septembrist olid kõik automaatselt muusikakooli õpilased. Need ei pidanud midagi vahepeal katseid tegema, lihtsalt kõik automaatselt läks edasi lihtsalt muusikaosakond, nimetati muusikakooliks ümber oma õpetajatega, õpetajad, õpilased ja uus vastuvõtt siis, kes siis 1. klassi tuli. Aga teised, kes olid ju, läksid lihtsalt automaatselt edasi. No ja need olid juba ka siis meil muusikaosakonnas õppinud 4 aastat. Nad tegid seal bussis igasugust tsirkust. Nii et see oli ikka päris lõbus reis. No ja nii need reisid hakkasid toimuma, käisid lapsevanemad kaasas. Me oleme Euroopas käinud 26 riigis.
meil on kõik ära vaadatud, kus need helilojad on sündinud, kus nad on maetud. pärast juurde tuli meil see huvitav programm ka, et me hakkasime kontsertidel käima. kindlasti oli seal sees mõni kontsert või mõni teatrietendus. näiteks Covent Gardenis vaatasime Luikede järve, enne seda oli meil seal teatri tutvustamine Covent Gardeni teatris, mis oli üks väga haruldaselt hea kontsert, oli Minuhini festivali raames ühes väikeses Šveitsi kirikus. Oli kontsert, kus mängiti Beethoveni viimaseid kvartette, mida ta ise ei olnud kuulnud, ta oli juba kurtsis. Ja need olid nii head kvartetid, et ma imestasin, et meie väiksemad õpilased, see oli ka juba pikk päev oli meil selja taga, kuulasid nii ilusti ja vaikselt, et tõesti muusika, kui on väga hea, siis lapsed on kõige paremad indikaatorid kuulata, kas ta on hea või ei ole hea. Minu meelest iga helilooja võiks proovida laste peale oma teose üle. Kui ta on hea, siis laps kuulab. Kui ta on nõrka lavastus, laps ei kuula. Ükskõik, kas ta on raske või kerge, aga lapsed on väga head indikaatorid selle koha pealt. No vaat nii nende reisidega oli ja võib-olla veel üks seik, mis praegu meelde tuli, kui 2005 me kolisime siia majja, enne teises majas me tegime kõik plaani valmis, kus klassimistoolid lähevad ja nii edasi. Ma võtsin selle kilekotiga kaasa ja siis teipid ka, et siis hommikul panna uste peale, et kolimine kiiresti läheb. Läksin enne kaubamaja toiduosakonnast läbi ja üks varastas mult selle koti ära. Ja mina ise naersin, et selle vargal oli küll suur varastus, et A4 peal ainult kirjutatud mitu lauda või tooli või pilli, kus klassi läheb. See oli kogu suur vargus, no pidime hommikul uuesti tegema. Õnneks tol korral meil seda varandust nii palju ei olnud. Klavereid meil oli tol korral 3 ainult üle kolida, aga aastate jooksul oleme me omale klaavereid siia nii palju juurde muretsenud, et isegi klaaverivabriku direktor Venno Laul ütles, et ma peaksin õpetama, kuidas on võimalik osta iga aasta kooli uus klaver. Nüüd me oleme varustanud ennast klaaveritega nii hästi, et hakkab mulle tundub juba üle jääma. Muidugi kõige parem oli see, mis nüüd viimane Erika Jefimova muretses selle kõige parema klaaveri, mis andis 58 000, 57 000. Nii et kool on nüüd pillidega, asjadega kõik üle varustatud hästi ja heade õpetajatega. Nii et ma arvan, et mida ma juhtisin kogu seda asja 41 aastat, ma olen üldse Lasnamäel tööd teinud ja 36 aastat sellest ma juhtisin seda kooli. Ehitasin nullist ülesse. Nii et ma võin öelda, et see on minu laps, et mul oli 2 poega ja 3. poeg või kõige suurem on kool, kelle ma üles ehitasin. Ma pedagoogilisest tööst rääkida, ma olen vist vähestest õppejõududest või päris ainus, kes on suutnud töötada kõiges 5 tüüpi haridusasutustes. Kõigepealt olin ma lastemuusikool, siis ma töötasin pedagoogilises instituudis õppejõuna, pedagoogilises koolis, andsin klaaveritunde, siis ma töötasin kutseharidussüsteemis ja lõpuks üldhariduses. Nii et kõik 5 õppeasutussüsteemi, mis on olemas, nendes kõigis ma olen õpetajana töötanud. Õpetajana mulle väga meeldib töötada, sest minu meelest lapsed on nii, eriti väikesed on nii vahetud ja minu printsiip õpetamisel oli see, et laps ei tohi pooleli jätta. Ütles kõik, kui raske minul võis olla, ka lapsel. Lapsel oli raske, sest ta ei viitsinud ju teada, kuidas see ja vanematel ka, sest ilma vanemate toetuseta midagi ei juhtu. Ja ma ütlesin alati vanematele, kui tulid ka mitte ainult minu õpilaste, vaid ka teised vanemad minu juurde kurtma, kui ma direktor olin, laps ei taha. Esimene asi küsisin, kui vana ta on? 12, ma ütlesin normaalne. Kui ta siis tahaks mängida, võt see oleks ebanormaalne. 12, 13, elame üle, saame hakkama, 14, 15 mängib, 17, 18 on asjast huvitatud. Ja võib-olla isegi, mis on üks asi, kui lapsi väga üle forsseerida ja väga palju nõuda, siis nendel kaob pärastine huvi muusika vastu ära. Tihti peale ma olen jälginud, et need, kes on tavalised ja õpilased, nad pärast tunnevad selle muusika vastu isegi rohkem huvi, tahavad teha. Sest neid pole keegi oma jaoks või kas lähevad laulma või orkestrisse mängima või isetegevusse. Et neid ei ole ära tapetud, nagu võiks öelda jutumärkides, et ta peab selle 5 saama.
muidugi see on, iga õpetaja tahab, minu laps saab 5. Mina ei juhtu midagi, kui ta saab 4, 3 on ka hinne. Aga ega sellepärast ei tasu last nüüd nii ära tappa selle et ta peab selle 5 saama, ei pea saama. Tal peab tekkima armastus selle muusika vastu, tahtmine tundi tulla. Ja muidugi nagu mul siin paljud lapsed on öelnud, et noh, tänu minu selle järjekindlusele on nad lõpetanud. No nüüd, kui ma viimased 5 aastat olin juba direktori kohustustest vaba ja sain oma kooli ilusti anda üle Erikale, kes seda kooli edasi viib, õnneks ei lammuta, mis on kõige tähtsam kooli üleandmise, siis nagu ma naersin, et oli uus metoodika, need, kes mul pähe ei saanud, nad ei saanud keegi korralik, ma tõin oma juurde koju harjutama, istusin nende kõrval, lugesin lehte nagu vanaema ja nemad õppisid lugusid pähe ja kõik nad lõpetasid. Kes 5, kes 4, aga niisugune vanaema mentaliteet ja lastega võib-olla ongi tarvis mitte alati väga karm olla, vahest muidugi võib ka, aga laps peab aru saama, et teda armastatakse. Seda isegi need pahad poisid, ütleme, kes mul siin nalja tegid pahandust. Ma siin isegi olen, nagu nüüd öeldakse, mida ei tohi teha, ka karistanud neid füüsiliselt. Pole keegi minu vastu olnud, kõik istusid järgmine päev mul kabinetis sõbrad jälle koos. Teadsid, mille ees said ja olid vaid ja keegi piiksunud. Aga nad tunnetasid, nagu mul üks meie reisikaaslastest õpetaja ütles, ma ei saa aru, Maile, sa oled nendega nii range, aga nad kõik sind armastavad millegi pärast. Ja tõesti siin me ju mäletame, kus meil sein ära lõhuti, kui nad pidid uue seina ehitama. Pärast juba kool oli juba ammu möödas, tulid jälle mul sõbrad kohale. Nii et mina pean just pedagoogilise töö juures tähtsuses, õpetaja peab õpilast armastama ja ei tohi laskuda õpilasega ühe tasapisi, nagu õpilane võib-olla seal lollus ütleb. See ei puuduta sind üldse absoluutselt, sa oled õpilasest nii palju kõrgem, et see tema tase sind ei häiri, kui ta oma lollusi teeb. On õpilased küll, kes sind spiikerdavad ja kõiksugu asju. Võta seda naljana ja ole ta sellest asjast üle. Ja siis ei juhtu mitte midagi. Ka ma mäletan, kui ma kutsekoolis töötasin, seal oli väga raske kontingent, 500 poissi, aga kutsekooli poisid polnud niisama. Mul ei olnud nendega probleeme, nad allusid kõik mulle, aga ma sain ka nendega käia tegemas vabaõhuetendusi. Ma võtsin poisid, ma ütlen, käisime Saaremaal, käisime Lihulas, andsime kontserte, võin rääkida edasi. Meil oli niisugune tore juhus, oli minu esimene koosseis ja Aimo, see Aaskalev mängis seal klaverit, kes praegu ka Eini Vaikmäe juures on, tema oli ka laevaelektrik esimene koosseis, mul kitariste. Oli vabaõhuetendus Lihulas, meil oli esimene 45 minut seene kooli elust ja pärast poisid mängisid tantsuks. Kõik piletitega nii. Ja poistel oli öeldud, et kell 12 teatasin, et viimane tants ja lõpeb ära. Aga üks, see polnud küll meie orkestri poiss, tema oli Saaremaa poiss, tahtis mega koos Saaremaale saada ja läheb, ütleb mikrofoni, et pidu käib edasi. Ja tead, mis juhtus? Ja need teised, terve orkester ja kõik need teised poisid, kes minuga seotud olid, ignoreerisid teda täiesti. Kui me läksime Lihulas oli see kontsert, magasime muidugi kultuurimas matidel ja nii, mitte üks poiss seda enda ligi ei võtnud. Ja terve ülejäänud aja, kuni ta oma koju Saaremaal jõudis, poisid taga ei rääkinud. Niisugune oli poiste hoiak. Selles suhtes ma kohe imestasin. Võib-olla teised oleksid ka, et oi, näe, kui kihvt see tuli ja teatas. Teadsid, et see on lõpp, sellega see asi lõpeb. Ja siis sai nende õpilastega käia. Ma käisin ka Minskis nende õpilastega ja olen Leedus, Lätis. Aga õpilased tahvad, et on olemas raamid. Kuigi lapsed ütlevad, ära ütle, miks sa mind keelad. Aga raamika, kui suur kollektiiv läheb välja. Näiteks me käisime Leedus ju nende muusikooli ajal esinemas orkestriga. Poisid just seal ka hakkasid lollusi tegema. Panin trahvi peale, maksid raha. Raha nad maksid mulle Soomes. Ja ma just ütlesin, me käisime Soomes, meil oli väga tore puhkpilli päevad Kuhmos. 2 orkestriga käisime, noorte puhkpilliorkester siis tookord juba oli ja suurte oma ja Riho Mägi, kes seal töötas, tuubamängija, väga suur entusiast ka. Ja siis tema kutsus meist sinna 3 päevaks. Ja siis poisid hakkasid nagu ikka tahavad rumalasti rääkida. Ma ütlesin, üks rumal sõna 5 marka. No muidugi kohe sain 5 marka kätte.
paar-5 marka sain, korjasin, pärast andsin vanematele need rahad tagasi. Aga see distsiplineeris, teised enam ei hakanud rääkima. Või nagu kui me käisime nüüd Poolas olime, magada ei taha hotellis. No kas mina ei saa kõikidega magama toas käia, siis järgmine hommik lihtsalt ütlesin, selge, mina maksin trahvi jutumärkides ja nüüd igaüks maksab mulle 5 zlotti selle eest. Siis järgmine öö kõik magasid, keegi 5 zlotti enam maksta ei tahtnud. Ma sellest ostsin endale ilusad Kustu kummid Chopini muuseumist. Aga no niiviisi sai korra maja, aga me saime liikuda. Ja meil ei tehkunud kunagi probleeme. Ja ma mäletan ühest viimastest reisidest, kui meie 3 reisikaaslast poissi, Taavet, Herman, Aleksei Akuliste ja Sven Olters, näed, imed ei tule meelde. Nemad käisid meiega kaasas, Alex käis kaasas 12 aastat täpselt. Esimene kord oli, kui me olime seal Kuhmos ja siis, kui poisid juba need 3 lõpetasid keskkooli, nad palusid, et kas me ootaksime, nad tulevad suveks või juunikuuks sõjaväest tagasi. Ja siis tulid veel meiega muusikalistele reisidele ja ma mäletan, meil oli üks kogunemine ja keegi jäi postist hiljaks. Ja siis Alex pruutab ja kas sa kella ei tunne, nii et mul pole tarvis enam rääkida. Nad juba teadsid, kuidas asi peab käima. Nii et vaat niisugused toredad mälestused sellest reisi. No muidugi see reisimine ja kui ma tegin hiljem küsitlusi laste hulgas, mis koolist meelde jäi, siis need reisid jäid kõikidele meelde. Ja nüüd, kui me ei saa selle pandeemia ajal kuskil reisida, tulevad õpetajad, kes meiega kaasas käisid ja lapsevanemad ikka mu juurde ütlema, et küll olid need ilusad ja meelde jäävad reist. Et see oligi niisugune hästi, mis liitis ja mis ka jäi meelde. No ja nüüd, kus ma olen juba nii vana, et ma enam tööl ei pea käima, käin ise reisimas, aga muidugi kõik minu see 75 aastat on olnud muusika sees. Ja mispärast ma ütlen muusika sees, sest kuna laste muusikakoolil ei olnud ju neid ruume, siis mu ema töötas paralleelselt Otsa koolis Elujääg ja ka Narva maanteel klaveriõpetajana ja õpilased käisid meil kodus. Ja klaver oli meil, minu diivan ja klaver olid kõrvuti, nii et hommiku vara juba õpilased tulid ja meil hakkas see pillimäng pista. Ise ma olen ka käinud ainult klaveriõpetajate juures kodus. Ma hakkasin mõtlema, minu esimene klaveriõpetaja oli Irina Vladimirovna Litkova, kes Moskva konservatooriumist tuli. Tema juures ma käisin kodus. Järgmine, kui tema jäi haiguse tõttu ära, oli mul haruldane pedagoog Erika Frants, kes oli juba Eesti ajal tuntud pianist ja seltskonnategelane. Tema juures ka näidati mulle väga huvitavat salmikusse sissekannet, mille oli teinud Vorhö. Ta suhtles niisugust seltskonna Vilde, need olid tema tutvusringkond, siis tuleb ju ette kujutada, millise tasemega õpetaja mul oli. Ta ise juba oli niivõrd haritud, tal oli kodus 2 klaverit, ühe klaveri peal me õppisime mustalt kõik lood ära ja teise klaveri peale siis läksime mängima, kui juba hakkas viimistlus pihta. Et selle pedagoogi juures, kes ise oli pianist ja andekas inimene, ta kunagi ei forsseerinud üle. Temal ei olnud tarvis, et tema õpilane saab eksamil 5. Õpilane võis 4 ka saada. Aga ta ei forsseerinud kunagi üle ja selle tõttu tekkis hoopis teistsugune kontakt selle õpetajaga. Ja muidugi kõik see käitumisviis ja see suhtlemine. Ja pärast seda, kui ma lõpetasin Otsa laste muuskooli, tema tutvusringkonda kuulus ka Irmgard Kaudre, kes oli samuti saanud hariduse, kõigepealt õppis Riia konservatooriumis, siis ta õppis edasi Schnabeli juures Prantsusmaal ja ka väga erudeeritud pedagoog, oli konservatooriumi õppejõud ja ka Otsa koolis ka selle vana kooli pedagoog. Nii et ma olen niisuguste klaveriõpetajate juures saanud hariduse ja väga huvitavat repertuaari sain mängida Kaudre juures, kuna tema vend elas Kanadas ja ta saatis talle noote ja ma mäletan oma muuskooli lõpu eksamikavades ma mängisin väga huvitavat klaverikontserti, McDowelli klaverikontsert, noodid saadeti Ameerikast, kus see kaaslased ütlesid, küll see oli põnev, muuseas oli natuke džässilikku asja seal, sest tal on 2 klaverikontserdit, teist klaverikontsert, no seda pole keegi rohkem mänginud, sest neid noote pole olnud lihtsalt, rohkem need saadeti Ameerikast, talle saatis neid noote. No ja muidugi need esinemised
mis mul koolis esinesin, kui ma üldhariduskoolis käisin, juba algul käisin ma vene koolis esimesed 4 aastat. mind pandi esimesse klassi väga kindla suunitlusega, jutumärkides, kuna Eesti kool pidi asuma tookord avatama bussijaama juures üle raudtee ja ema ütles, et tal ei ole mind aega sinna viia, me Laulupeo tänaval elasime. ja ütles, et aga siin kõrval on meil vene kool, mine istu seal 1 aasta ära, keelt ma ei osanud, aru midagi ma ei saanud, aga oli sellest koodule ligidal kool. no ma siis istusin esimesed 2 kuud, mitte midagi aru ei saanud, ema käis siis küsimas klassiõdede vanemate käest, mis õppida anti. aga keele saab ju kätte siis, kui sa oled keskkonnas. no juba esimese aasta lõpuks olid 4-5, padrugad olid ka kõik mul seal ja nii ma käisin 4 aastat vene koolis. pärast õde käis ka, aga mis mu ema järjekindluse juures oli see, me kõik suved õppisime eesti keele grammatikat. ema võttis eesti keele grammatika õpiku, terve suve me läbisime klassilt eesti keele grammatika, et ma saaks 5. klassi minna Eesti kooli. ja siis läksin 21. Vene koolis üritustele alati esinesin, Eesti koolis 21. oli selline komme, et kui taheti pidu korraldada, siis seal oli tarvis eeskava. ja ma siis laulsin kvartetis ja mängisin siis suuremad tüdrukud. noh, kes seal olid vanemates klassides, siis kutsuti mind välja, siis ma ikka alati esinesin klaveriga koolis. üht mäletan jõulupidu, kus ma siis laulsime, esinesime ja näitemängu tegid tol korral siis vanem klass, Aada Lundver, Jüri Karindi ja Teet Kallas. Need olid siis näitemängu tegijad. no vot selline siis programm, mul on elu olnud niisugune. noh, nii kui rohkem rääkisin, siis võib ära kustutada. aga noh, nagu öeldakse, minu elu on ikkagi seal Lasnamäe muusikakool, see on ikka kõige südamelähedasem. nii et olge tublid ja arenege edasi.